Siin tähtsamad teated stuudios Rohke Debelak. Alustame uudistega välismaalt. Miljardär Elon Musk astus nädalavahetusel tagasi oma ametipostilt USA valitsuse eriteenistujana. 130 päeva kestnud võitlus föderaalvalitsuse liigse kulutamise vastu on seekord läbi saanud. Pressikonverentsil juhiti tähelepanu ka Elon Muski sinisele silmale, mille peale Elon Musk vastas, et see tuleb sellest, et ilmselgelt lootis ta liiga sinisilmselt riigi raha laristamise lõpetamise võimalikkusele. Ja Eestisse. Valitsuses on arutluse all töötutoetuse lõpetamise järel mitmed tööotsingule suunavate survemeetmete tarvitusele võtmine. Üheks hoovaks on töötuse tasuliseks muutmine. Kui suurtest summadest jutt oleks, ei ole veel lõplikult selge, kuid pakutud on 200 euro suurust tasu iga töötuna veedetud kalendrikuu eest. Kui see ei osutu motivaatoriks, siis võib riik töötutasu tõsta ka 300 eurole kuus. Kui inimene on töötu olnud aga juba üle aasta, siis kasvaks summa 500 eurole kuus ja sealt edasi veel järjest tõusvas joones. Aastaks 2030 on töötutasu juba oluline riigieelarve täitmise komponent. Majandusministeerium annab aga teada, et Eesti energeetika tuleviku kindlustamisel käib igapäevaselt arendustöö ja tuule kui ka päikeseenergia arendamise uued suunad on paika saamas. Just kahe energiatootmise võimaluse ühendamine annab arvutuste kohaselt kõige parema lahenduse. Kava näeb ette, et püstitatakse tuulegeneraatorid, millede tiivikulabad on tehtud päikesepaneelidest. Nii on 2 ühes ja suured paneelivälud jäävad olemata. Tuulikud ehitatakse ka 3 kilomeetri kõrgused, nii on labad kogu aeg tuule ja päikese käes ja kuna meil on sageli Eestimaal pilvesilm, siis ei sega 3 kilomeetri kõrgusel töötav tuulik visuaalselt mitte kedagi, märgitakse mõjuanalüüsi lõpetuseks. Ja hariduselu jätkusuutlikkusest. Haridusministeerium ja kommertspangad on kirjutanud alla lepingule, mis annab tulevikus tudengitele võimaluse pantida õppelaenu tagatiseks pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni panga käsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng aga talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab asuda jälle teadmisi omandama. Teadmist tagatisega õppelaenu hakatakse väljastama 2 aasta pärast. Ja laiemalt sotsiaalhoolekandest. Valitsuses on ringlemas seaduseelnõu, mis keskendub vanade inimeste hakkama saamisele. Kui inimene jääb eluõhtul piisava hooleta just finantsprobleemide tõttu, siis tuleb inimestele anda ka täiendav võimalus sellist olukorda ennetada. Seaduse kohaselt lubataks pensionäridel narkootikume müüa, et nii vanadusepõlveks raha teenida. Legaalseid teid vanainimeste abistamiseks pole paraku riigil võimalik palju leida, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Kuid narkokaubandusega on lubatud tegeleda siiski ainult enese vajaduste rahuldamiseks, suurte kartellide loomine ei ole lubatud. Narkokaubanduse legaliseerimine pensioniealistele on positiivne ka seetõttu, et vanem põlvkond saavutab selle uue tegevusala tõttu noore põlvkonnaga senisest oluliselt suurema kokkupuutepinna ja kontakti ja tekib ka sotsiaalne sidusus. Eetris olid uudised.